Tuuleparke olete te kõik näinud, aga kas te päriselt teate, kuidas seal üleval elektrienergiat toodetakse? Tere, et mina olen Valmar Puusepp, mina olen Enefit Greenis tuuleenergia tootmisjuht. Tere tulemast meie Pakri tuuleparki, kus hetkel me asume siis Nordexi N90 tüüpi tuulikus. Meil on tuul, mis hakkab meil voolama üle labade. Ja see voolavus paneb siis labad meil liikuma. Aga kuna meil on labad kinnitatud rootori külge, siis hakkab hoopis see pöörlema. Rootorilt antakse madala pööretega võlli abil ülekanne käigukastile. Käigukasti sees on meil lihtsalt lihtne ülekanne, kus meil on nagu aeglaselt pöörlev pool ja kiiresti pöörlev pool. Kus siis ülekannete abil ongi see aeglane, tehakse kiireks. Siin on meil siis kiire pöörlev võll siin all. See on juba kaetud, et ohtu tekkis seal meil rootori pidur veel. Kuidas see elektrienergia siit maale jõuab? Elektrienergia läheb meil mööda torni. Me oleme hetkel 80 meetri kõrguse torni otsas. Ise me asume muidugi Kondlis hetkel, kus kogu see masinavärk on meil ja kus elektrit toodetakse. Kui siin on nagu generaator toodab elektri ära, siis mööda torni lähevad meil kaablid alla inverterisse. Ja inverteris tehakse siis meil ühesõnaga võrgusagedus. Ja inverterist õues meil tuuliku kõrval on trafo, kus siis tehakse kõrgpingekse elektri ja siis sealt edasi otse võrku. Mis asi seal üleval siis on? No, see on anemomeeter. Mida ta teeb? Tema jälgib tuule suunda ja tuule kiirust. Okei, kui anemomeeter nüüd saab tuule suuna teada, mis edasi saab? Edasi saab siis see, et tuuliku juhtimissüsteem jälgib, kas tuulik on õiges suunas või ei ole ja kui ei ole, siis keerab selle õigesse suunda. Kas ma saan siis õigesti aru, et kogu see kondel ja kõik labad saavad liikuda igas suunas? Põhimõtteliselt küll, aga tavaliselt ta liikub sinna suunas, kus puhub tuul. Kui pikk see laba siis tegelikult on? See laba on meil 43 meetrine. See laba meil on toodetud 2004. aastal. Kõrvalpargis, mis on meil ehitatud aastal 2012, seal on juba 5 meetrit pikemad labad, 48 meetrist. Täna meil on ehitatud Purtsesse uus tuulepark ja seal on meil juba 66 meetrised labad. Kui meil Sopitootsi tuulepark valmis saab, sinna tuleb juba 80 meetrised labad. Aga need ei ole veel kõige pikemad labad. Minu teada on kõige pikem laba maailmas valmis ehitatud 107 meetrine, mis on sama kõrge kui SEB hoone Tallinnas. See on pikem kui 100 meetri jooks. Just. Ja need liiguvad sama kiiresti kui see tuulik? Jah, rootor pöörleb sama kiiresti, aga tipukiirus on kindlasti palju kiirem. Konkreetne tuulik toodab meil 2,3 megavatt-tundi elektrienergiat. Siuke hea näide, et siuke Eesti keskmine majapidamine tarbib kuus 350 kilovatti, siis see tuulik suudab toota täisvõimsusel 9 minutiga selle vajadus ära. Ühesõnaga terve aasta vajadus 1 tunni ja 40 minutiga. 1 tunni ja 40 üks tuulik. Ja üks tuulik, üks majapidamine. Üks tuulik, üks majapidamine. Ja kui palju siis kokku? Kokku, et aastas toodavad siin elektrienergiat Eesti majapidamistele, et ikkagi 37 000 majapidamist siis. Tavad ära siit. See on päris palju. Päris palju. Siin me nägime, kuidas tegelikult õhust elektrit toodetakse. Aitäh Enefit Greenile ja Valmarile ning Nordexile, kes näitasid teile, kuidas see tuulik päriselt välja näeb. Ja kui teil küsimusi ei ole, siis tõmbame juhtme välja.